Aga pöördume nüüd Gaza sektori poole. See on just tulnud USA presidendi Donald Trumpi saadik ja väimees Jared Kushner. Väidetavalt rääkis täna just Egiptuse presidendiga Gaza relvarahu rakendamisest. Selle avaldas just Sisi pressiesindaja ja oluline on märkida, et varem Hamas ametnikud ütlesid samuti AFP uudisteagentuurile, et korraldatakse kohtumist Hamasi läbirääkimisdelegatsiooni ja loomulikult Gaza rahunõukogu kõrge esindaja vahel. See oleks Nikolai Ladinov ja on olnud teateid, et Kushner osaleb samuti sellel kohtumisel, mis peaks toimuma Egiptuses. Aga rääkides Gazast, on Gazast ilmunud sügavalt häiriv video, mis toob esile selle sõja ühe kõige süngeima reaalsuse. Ja see on lapssõdurid. Hamasi ja vastupanuliikumise kanalid levitavad kaadreid noorest poisist, kes kannab ja tulistab tankitõrjeraketti Iisraeli tanki pihta, kujutades teda kangelase ja märtrina pärast tema hukkumist. Väidetavalt räägib video loo poisist, kes kaotas sõjas suure osa oma perekonnast ja värvati seejärel Hamasi poolt. Kriitikud ütlevad, et see pole lihtsalt propaganda, vaid laste värbamise ülistamine ja traumeeritud lapse ärakasutamine poliitilistel ja sõjalistel eesmärkidel. Miks siis Hamas seda kaadrit praegu esitleb? Mida see räägib meile laste kasutamisest sõjas? Meiega liitub nüüd Andrew Fox, Henry Jackson Society teadur. Andrew, mida see video räägib meile Hamasi värbamisest praegu? Eriti kui rääkida laste kasutamisest ja kui laialt see probleem sõja selles etapis levinud on? Tuleb märkida, et teadmine, et Hamas kasutab lapssõdureid, ei ole midagi uut. Sellest on kirjutanud sellised organisatsioonid nagu Human Rights Watch ja Amnesty juba varem. Sellest on raporteeritud juba 2014 aastal. Seega ei ole tegemist uue nähtusega. Aga see, mida me praegu näeme, on huvitav narratiivide võistlus, ma arvan, sest üks peamisi argumente, mida maailmas kasutatakse Iisraeli vastu, on Gaza hukkunud laste arv. Ja loomulikult on see märkimisväärne number. Kuid see samuti minu arvates näitab, kui häbitult Hamas on seda ära kasutanud, sealhulgas lapssõdurite kasutamist Gazas. Ja nüüd näeme seda Gazas, sotsiaalmeedias ja surmakuulutustes, mida avaldavad võitlejarühmitused nagu Palestiina Islami Džihad. Kui nad avaldavad surmakuulutusi, näeme üha rohkem alla 18-aastaseid lapssõdureid, kes on üsna avalikult tuvastatud. Ja see on selgelt korduv teema selles, kuidas Hamas ja nende liitlased on seda sõda Gazas pidanud. Õige. Aga miks peaks Hamas praegu otsustama sellist videot avalikult näidata? Kas see on peamiselt propaganda või on siin tõsine probleem värbamisega, arvestades seda, mida me teame? Kas tead, kas Gaza sektoris kasvab viha selle terrorirühmituse vastu? Jah, ma arvan, et me peame siin tegema auditooriumi analüüsi ja taas, alates 7. oktoobrist on Hamas tahtlikult levitanud erinevat tüüpi propagandat, kui nad räägivad erinevatele sihtrühmadele. Mõtle tagasi 7. oktoobrile. Nad üritasid Araabia maailmale edastada sõnumit tugevusest ja sellest, et nad ei tee lastele haiget. Tead, nad levitasid propagandavideoid, kus nad seda väitsid. Ja siis, muidugi, niipea kui Iisrael vastas, pöördusid nad lääne poole ja hakkasid rääkima sellest, kui nõrgad ja haavatavad nad on ning kuidas iisraellased neid genotsiidivad. Nii et Hamas oskab seda narratiivi väga hästi painutada. Ja ma arvan, et selle kohta on olemas toetavaid videoid. See traagiline, mida sa praegu minu kõrval näitad. Gaza emadest, kes kiidavad oma laste märtri surma. Rääkides otse Iisraelile, öeldes, vaadake, me võitleme kuni viimase hingetõmbeni, siis meie märtrid, see on meie jaoks usuline missioon. Ja nii, surudes seda narratiivi oma enda rahvale, ma kahtlustan, et nad ilmselt püüavad tugevdada oma sisemist toetust. Näidates, kui kaugele nende kaaskatsalased on valmis minema, ohverdades oma lapsi selle nimel, et võidelda eesmärgi eest. Õige. Teate, ma tahaksin praegu üldiselt rääkida käimasolevast relvarahust. Ma arvan läbirääkimistest. Praegu oleme olukorras, kus tundub, et edasiliikumist järgmiste sammude suunas, et see sõda tõeliselt lõpetada, ei toimu. Kuidas teie arvates see lühiajaliselt areneb? Eriti nüüd, kui me teame, et Jared Kushner kohtub järgmisel nädalal Egiptuses Hamasi juhtidega. Ja ma mõtlen, vaadake, see on olnud relvarahu kokkuleppe puhul sisemine pingekoht alates selle allkirjastamisest eelmise aasta oktoobris. Türgi ja Katar mõjutavad Hamasi poolt, et nad vabastaksid pantvangid
ja viiksid selle esialgse relvarahu kokkuleppe lõpule. aga keegi pole tegelikult tegelenud sellega, kuidas veenda psühhootilist, džihadistlikku, terroristlikku rühmitust vabatahtlikult oma relvadest loobuma. Ma arvan, me peame lõpetama teesklemise, et Hamas on ratsionaalne toimija lääne mõistes. Ma mõtlen, tõsiasi, et nad levitavad videoid lapssõduritest, viitab sellele, et nad näevad seda relvarahu protsessi võib-olla veidi teistmoodi kui Valge Maja ja Jared Kushner. nii et tõeline suur küsimus siin on, mis on reaalselt saavutatav. Kas Hamas loobub kuidagi kõigist oma relvadest? Ma oleksin väga-väga üllatunud ja ma pole seda juba ammu arvanud. Nii et küsimus on, kuhu siit edasi minna ja ma arvan, et sellega peamegi tegelema. Mida on Iisrael valmis aktsepteerima, mida on Jeruusalemm valmis aktsepteerima? Mida on Valge Maja läbirääkija valmis aktsepteerima ja milline on Araabia riikide seisukoht selles küsimuses? Ja loomulikult, mida on Hamas valmis aktsepteerima? Sest 2,5 aastat sõda pole neid alistanud, pole murdnud nende vaimu ega soovi edasi võidelda ja oma usulist missiooni Iisraeli vastu jätkata. Kuhu siis edasi minna? Ja ma ei usu, et keegi oleks sellele küsimusele veel vastanud. See on kindel, aga nagu tavaliselt näeme süüdistamismängu jätkuvat. Andrew Fox, suur tänu, et liitusite meiega Ühendkuningriigis ja jagasite oma teadmisi.